Tere tulemast Eimi Kitsune taratuppa. Tundsin täna kutset. Ja tundsin kutset, et pean võtma kätte kaardid. Ja see on selles mõttes nüüd 100% üllatusladumine, et ma ei tea, kellel seda ladumist täna nii väga vaja oli, aga ma alati oma intuitsiooni järgin. Ja ma ei tea isegi ka seda, mis teemal see tuleb. Aga vaatame siis, laon kaardid välja. Ei, võib-olla enne veel teeme niimoodi, et enne kui ma nii-öelda päris süvitsi lähen, siis võib-olla küsin kaardide käest, palun kirjelda seda inimest, kes praegu vajab seda sõnumit. Ja kui sa tunned ennast ära, siis see sõnum on sulle. Nii, narri teekonnal olev inimene ehk siis vaimselt teel olija, kes siis praegu vajab juhatust. Tundub, et tal on mingi uus periood algamas elus. See võib olla töö või investeerimisega seoses, aga tal võivad olla ajutised rahalised probleemid või mingisugune väljajäetuse tunne, justkui selline hingeline virelemine. Sest mingisugune tõde on ilmsiks tulnud, mis on nii-öelda kaua teda ärevuses hoidnud, aga nüüd on siis mingite uudistega seoses olukord hästi kiirelt muutumises. Nii, mida veel selle inimese kohta võiksime teada? Praegu ta on justkui hästi kurb ja südamevalus. Mingi ootamatu kiire muutus on ta plaanid justkui segi paisanud ja ta tunneb siis kaotuse tunnet. Ja emotsionaalsus, haavatavus, liigne ärevus, nõrkus, võib-olla ka enesekindluse puudumine ja segadus. Ei saa öelda, et valikuid üldse ei ole, aga puudub nii-öelda võime teha õige valik või tuleks just nagu halbade valikute vahelt ainult valida. Ja samas on see inimene ka natukene selline uhke ja kirglik, võib-olla unistaja, liiga aus, et ka kõrvalist abi vastu võtta. Ja kuna kaardipaki lõpus oli müntide kuninganna siis ja siin tuli ka sauade kuningas välja, siis see probleem võib olla seotud nii pereelu ja suhete kui ka töövaldkonnaga. Nii, vaatame siis, teeme siis sellise ladumise, kus ma vaatan, mis on selle olukorra alus ja kuidas see siis laheneb ja mis nõuannet siis kaardid jagavad. Võtame seekord 7 kaardi, teeme sellise klassikalise hobuse raua ladumismeetodi. Et ma olen siin, minu lemmik vaieldamatult on see 5 kaardi ladumine või 3 kaardi ladumine, aga vaatame siis nüüd 7 kaardiga ka. Nii, ja jätan meelega praegu siis tagurpidi, nad kõik vist ekraani peal ära ei mahu, aga eks ma siis tõstan neid. Ja ikka alati kaardipaki põhja vaatan mina ka, et sa annad nagu sellise tonaalsuse. Nii, siin on nüüd üsna segane olukord, kus siis inimene on võib-olla üleliia kriitiline enda suhtes.
Võib-olla on siin ka halvasti öeldud ja ta on seda väga südamesse võtnud. Nii, vaatame, mis on siis selle probleemi juured, ehk siis esimene kaart tähistab mineviku või tegevuse algust. Kõik ongi mingisugusest suurest murest või kaotusest alguse saanud. Mingi ootamatu muutus, mis on siis inimene pannud ainult kaotusele keskenduma. Et jällegi selle karikate 5 puhul ma rõhutan, et siin inimene näeb ainult neid ümber lükatud karikaid ja seda, et unistuste lossist jõgi teda lahutab, aga seda, et ta selja taga on täis 2 karikat ja sild, mis viib üle jõe natuke kaugemal, seda ta justkui ei näe, et ta on justkui sinna ohvri rolli langenud. Nii, teine kaart on siis oleviku või protsessi käivitumisfaas, ehk siis mis on see olukord praegu. Praegu on soov olukorda kontrollida. Võib olla sellist suhtumist, et kõik peab olema nii, nagu alati on olnud. Traditsioonidest kinnipidamine, struktuur, fookus on sellel, kuidas olukorda parandada, meeleheitlikult parandada, selle asemel, et võib-olla emotsioone ja tundeid läbi protsessida. Inimene tunneb, et ta on justkui kontrolli oma emotsioonide üle kaotanud ja ta püüab siia keisri energiasse meeleheitlikult tulla. Nii, kui nüüd samas vaimus see lugu jätkub, kuhu suunda siis kogu see protsess liigub? Nii, tundub, et tegemist on hingepimeda öö algusprotsessiga, sest see narrikaart viitabki siin vaimse tee algust. Ehk siis tegelikult kõigel, mis meie elus juhtub, on mõte. Ka igasugused kaotused on sageli käivitaja rollis, vaimse arengu käivitaja rollis, enda tundmaõppimiseks teerajajad ja tundub, et sellest hingepimeda ööprotsessist sa saad välja tulla samm-samm haaval. Sul peab olema eneseusku edasi minna, isegi siis, kui tundub, et justkui oled kuristiku serval ja edasi teed ei ole, siis tegelikult see kaart ei näita, mis siin allpool on, võib-olla siin ei ole see kuristik, ongi lihtsalt natuke kõrgem kivi ja väike hops allapoole ja ongi kindel pind jalge all, et seda usaldamist nõuab see teekond. Nii. 4. kaart tähistab soovitust, kuidas olla või mida võimendada või mida teha selles olukorras, ehk see, mida sa ise saad teha. No ainuke, mis sa saad teha, on tõesti iseendasse investeerida. Töökus, eneseareng, iseenda tundma õppimine, see nõuab kannatlikkust ja vanasõna, mida külvad, seda lõikad, võiks sul alati meeles olla. Eesmärkide ja ideede manifesteerimine, parema tuleviku loomine läbi enesearengu, ehk siis selline suur tööprotsess on ees ootamas. Nii, 5. kaart tähistab seda, millised on välised mõjutegurid või mõjutajad. Väga huvitav, see sauade kuningas tuli juba korraks välja. Mingisugune meesenergia, mis ütleb, et kui üks võitlus lõpeb, alusta uuega, ehk siis sageli see nii-öelda hingearengu tee ongi pidev enese ületamine, et see oma hingemissiooni leidmine ja seda teed käimine ei ole kunagi ainult lust ja lillepidu, tuleb ka varjudele silma vaadata ja sellest hoolimata siis
ikkagi selline õpihimu, optimism ja enesekindlus siis säilitada. Aga kuna see kaart sümboliseerib väliseid mõjusid, siis võib-olla seda visiooni aitab sul luua keegi küps meesterahvas oma tulisel ja energilisel moel. Mõnikord, kui sauade kuningas ja sauade kuninganna koos välja tulevad, siis see võib ka nii-öelda kaksikleegi teekonnale viidata. Igal juhul märksõna on siin sees, et sa ei pea seda teed tegema läbi üksi, vaid kasuta teiste kogemusi ja sul on toetajaid. Nii, 6. kaart tähistab siis tundeid selle protsessi ajal või sinu sees. Seda, mis otseselt meeleolu mõjutab. Loogiline haavatavus, nii-öelda endas kahtlemine, võib-olla madal enesehinnang, enesekindluse puudumine ja kahtlemine, et kas ma saan sellega ikkagi hakkama. Et selle sa peaksid nagu küll kõrvale jätma selleks, et kui see jõud juba välja tuli, siis lihtsalt tegelikult on see sinu ees ja sinu sees see ümber pöörata ja saada siis nii-öelda selleks kartmatuks edasi kõndijaks sellel teel. Et jah, see kaotus on sinu enesekindlusele mõjunud. Nii, ja nüüd vaatame lõpukaarti, et mis on siis selle sündmuse kulminatsioon või siis selle lõpp, kuhu see kõik suundub. Viimane kaart, tagurpidi müntide 7, ütleb, et seda kannatlikku ja võib ka öelda ränkraskelt igavat tööd tuleb veel mõnda aega teha. Ja õnnestumised ja ebaõnnestumised siis vahelduvad ja see ei muutu enne, kui nii-öelda see lõvikaart ehk siis see tugevuse kaart saab teistpidi keeratud. Nii, ja ükskõik, mis see kaotus sul ka siis on olnud, siis kaartide sõnum sulle oli, et võti on sinu enda käes. Sa pead oma alateadvuse hirmudele silma vaatama, tegema sisetööd ja tegelikult jõudu sellest sul välja tulla kindlasti on. Nii, kas on midagi veel, mida kaardid tahavad lisada? Millele tähelepanu pöörata? Väga kummaline, hästi palju korduvaid kaarte, kuigi segasin ikkagi vahepeal hoolega siin. Tähelepanu keskpunktis peakski olema sinu praegune haavatavus ja madal enesehinnang. See kaart tuleb teistpidi saada. Ja jälle siin see sauade kuningas ka piilub. Ja seda nutikust või tarkust olukorraga silmitsi seista sul on, selgus ja tarkus juhivad mind tõe poole, ehk siis oma intuitsiooni usaldamine. Ära lase kurbusel ja oma ego ülemõtlemisel sellist elurõõmu hävitada. Et tegelikult sa saad ikkagi selle, mis sa tahad, et see kogukond või sõpruskond su kõrval on hästi, hästi oluline ja võib tulla mingisugune ootamatu kutse või ettepanek, mis tuleb ausast puhtast südamest, mis aitab sul nii-öelda sellest kurbusest välja tulla ja justkui puudusteadvusest ja apaatiast. Nii, see oli siis see soovitus. Võtaks nüüd siia lõppu veel ühe kaardi ja võtaks selle kaardi siis oma kaardipakist. Mulle tundub, et see sõnum oli just sinule, kes sa oled
hingepimeda öö lävel ja just nimelt sellest seisundist väljatulekuks ja maanduse tagamiseks on see minu kaardipakk kõige parem lahendus. Ja väga hästi läheb tarosõnumiga kokku. Sa oled väärtuslik sellisena, nagu sa oled ja sa ei pea teiste heakskiitu ära teenima, sest sa oledki armastus ja armastus on elu. Nii et enesearmastuse teema, eneseväärtustamise teema on praegu siin see, millega sa esiteks pead tegelema. Kõik muu on kõrvaline ja väline. Ma loodan, et see sõnum sind kõnetas. Kui kõnetas, siis pane like. Kui sa mu kanalit ei ole tellinud, telli mu kanal, see on tasuta. Ja